Tervist rahvas, siin on Maagiamees ja täna me räägime, mis toimub Ponexiga. Ponex, nagu keegi ei tea, Ponex on nagu niisugune firma, mis teeb asju kõrvakaid, näiteks Ponex Prod ja nii edasi. Räägin seda, et Ponex teeb palju kallimalt neid asju kui AliExpress. Ma panen näiteid siia ka, et hind on ka seal olemas, et mingi odavam kui seal Ponexi lehel. Palju odavam kohe. Et jah, mul tema vastu isiklikult väga midagi ei ole, aga ikkagi tõmbab ligi, kui lihtsalt müüdakse asju kallimalt, kui tegelikult hind võiks olla. Ja nagu räägiks Ponex Pro kõrvakatest, AliExpressis on neid palju odavamalt, nagu näha. Siia kuhugi tuleb see, et see 2.1 telefonipuhast on ka odavam kui Ponexil. Mul ise tema vastu midagi ei ole, aga lihtsalt see tõmbab nagu ligi see, kui kallimalt ta müüb neid asju. Ja tooks veel selle, mis see oli, näite selleks 4K projektori, mis ta müüb mingi 150 euroga midagi niukest, aga AliExpressis on see mingi 50-44 eurot maks. Aga seal ta müüb lihtsalt ta müüb lihtsalt nagu 100 euriga kallimalt neid, kui tegelikult saaks neid AliExpressist odavamalt. Ja näiteks nagu 2.1 telefoni puhasti, kõik on odavam lihtsalt kui Ponexil. Aga lihtsalt, ja mõned kutsuvad teda nagu Amstriks ja Steve'iks. Ja no tegelikult ta näeb välja nagu Amster ja Steve, mõlemal juhul. Ja ta näeb ja Amster suht välja. Nii et jah, ma toon neid näiteid siia. Ponex Pro kõrvaklapi hinnad, kõik. Ja 4K projektori hind võrreldes selle Ponexiga ja 2.1 telefoni. Minul ei ole tema vastu väga midagi, aga lihtsalt jah, tegin selle video selleks, et kõik oleksid teadlikud sellest muidugi. Aga jah, ise kutsutakse Ponex unuks teda. Ja et see on suht, ma ei tea, mõistlik Ponex onu. Ponex pluss onu, Ponex onu muidugi. Aga jah, olge teadlikud. Aga see oli täna video rahvas, aga see oli lühike, aga tuleb neid veel pikemaid. Aga rahvas, ma lõpetan see video siinkohal ära. Kui meeldis, like, sub ja midagi muud, kommenteerige midagi magusat ja ma loodan, et ma näen teid juba järgmises videos. No tšau!